niimoodi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5 töötab. Kas töötab? Töötab. Nii. Hakkab siis kolmapäevane saade. Tšau! Tere hommikust, tere õhtust. Kus läinud on? Mis teinud oled? Ma mõtlesin, et kolmapäeviti ma hakkan rääkima mõtteteri, mida ma olen nädala aja jooksul leidnud, kogunud, mis on mu tee peale sattunud, mis ma olen ise avastanud. Et räägitakse, et parim viis millegi selgeks õppimisel või arusaamisel on proovides seda teistele õpetada või seletada. Et selles suhtes ma olengi natukene nagu nahaal, et räägingi teile asju selle jaoks, et ise neid selgeks saada. Aga võib-olla teile ka kasulik, et miks mitte. Et kunagi, kui ma töötasin Olympia hotellis helitehnikuna konverentsi osakonnas, siis seal Olympia hotelli keldris oli siuke suitsu kuubik, kus siis töötajad said suitsu käia tegemas. Ja see oli üks selline kord ka, kus oli mingi üritus oli hästi pikale läinud õhtu hilja ja siis tegin selle suitsu all ja siis tuli mingisugune koristaja ka. Siis tegime selle koristajaga koos suitsu ja midagi me seal arutasime, siis see koristaja ütles, et vaata Nurmes, et ta üks asi elus meelde, et loll võid sa olla elus. Ei, oota, kuidas see ütleski, et loll võid sa olla, aga kaval sa pead olema. Et selleks, et elus üldse midagi nagu saavutada või kuskil jõuda või midagi ära saaks tehtud, siis peab ikkagi kaval olema. Kombineerima erinevaid võimalusi ja variante. Et selles suhtes ma ei mäletagi, mis see kontekst oli, kuidas see koristaja seda kavalust ära kasutas, et ta tegi, et loll ma võin olla, aga kaval ma olen kindlalt, et eks koristajatel meeldis seal suitsuruumis palju aega veeta ja selles suhtes mul ka nagu suitsetamise nagu suur plusspool ongi see sotsiaalne läbivus, mis suitsuruumides tekib, mis on nagu hoopis teistsugune, et väikene kuubik, mis ta oli võib-olla 1,5 meetrit korda 1,5 meetrit ja kui seal on sul mingisuguse osakonna juhataja, koristaja, veel mingisugused tegelased, et see on niisugune kompott ja siis oli nagu see üks tegevus, mis kõik ühendas. Pahatihti ongi ju sedasi, et mitte suitsetajad ei kuidagi ei vennastu või nii, et suitsuruumidesse vennastumine toimub, et kellel ei ole tšäks ja kellel ei ole suitsu ja kellel on siit töö ja siis seal sai kõiki neid asju arutletud. Ja no eks see ongi siuke asi, mis on nagu justkui nagu täitmata nurk töökohtades ka, et saage, olge kõik omavahel sõbrad ja saage läbi, aga ei ole ju seda tegevust, mis seoks inimesed ära. Ja siis tehakse mingi korra aastas mingi väljasõit ja mõeldakse, et kõik on nüüd suured sõbrad. See päris nii ei käi. Et nii ta on. Mis ma siis omale nüüd siin nädala jooksul kirja olen pannud, kohe hakkame vaatama. Üht-teist lugenud, üht-teist vaadanud. Nii. Ühes kohas oli hästi huvitavalt kirjutatud, et õnn soosib neid, kes on loonud pinnase, milles õnn saab avalduda. Tegelikult ma mõtlesin selle ise välja, aga see oli üks raamat, mis rääkiski nagu sellest, et paljud nagu suured edukad ettevõtjad on rääkinud, et noh, et tänu õnnele ma olen siin ja tänu õnnele ma olen see, kes ma olen. Ja see raamat nagu analüüsis seda, et kas seal on ikkagi õnnega nagu mingit pistmist või oli seal midagi enamat. Ja õnnel on nagu selles suhtes roll, aga sa pead tegema selle pinnase, kus see õnn saaks üldse avalduda. Et kui sa passid päev läbi toas ja vaatad telekat ja loodad, et näiteks mingi oma elamine või oma auto järsku sul potsatab sülle, siis ta ei saa potsatada sellepärast, et sa ei ole loonud seda pinnast, kuhu ta tekkida saaks. See on natukene nagu ka põllu hariminegi, et loota selle peale, et sügisel taevast kukub kartuleid, nii läheb. Elu ei käi nii, et
sa teedki oma põllu valmis, istutad kartulid maha ja kui läheb hästi ja saad suure saagi osaliseks, siis õnn hoidis sind. Ei tulnud uputust, ei tulnud põuda. Et see ongi nagu huvitav mõelda, et õnn just kui oleks miski, millest inimene veel arvu ei saa, mida inimene veel ei kontrolli. Ilma me ei kontrolli. Sest et me nagu loodamegi hea ilma peale, et äkki ilm hoiab meid. Ja samas teistpidi me saame nagu ka ju selleks valmis olla, et vihmavarjud ja muud asjad, et just, et õnne jaoks me peame ise looma selle pinnase, kus ta saab tekkida, avalduda, kasvada. See on ju ka see kurikuulus anekdoot. Tal on palju vorme, kõige kuulsam meie maal on see juudi vorm, et juut pöördub siis oma jumala poole, et kallis jumal, et miks ma ikka vaene olen, et ma olen ju kõiki elus teinud nii, nagu sa ütled, et ma olen järginud talmudit, teinud kõiki kombeid, kõiki oma ihaseid alla surunud, teinud täpselt nii, nagu sa tahad, aga miks ma ikka vaene olen? Vana inimene juba ikka vaene, et miks sa ei ole mulle raha saatnud? Ja siis jumal vastab, et sa kuradi juut võiks ükskord loteriipiletit ka osta. Võt on ju. Et tuleb ette nagu see võimalus õnnele kuskil nagu avaldada, et ma ei usu, et see loteriipilet nagu kõige õigem koht on, sest kui me vaatame statistikat, siis vist oli, kui ma loodan, ma eksi, aga see oli minu arust mingi 80% ligidal ehk siis 80% suurte loteriide võitjatest põhimõtteliselt keeravad oma elu tuksi tänu loteriivõidule, et inimesed võidavad, ma isegi olen kuulnud lugusid Eestis sellest, kus üks inimene võitis ka, ma ei tea, mitu miljonit ta võitis loteriiga ja peale seda nagu pööraski ära, et mõnes mõttes just kui nagu kergelt tuli ja siis kukkus selle rahaga laamendama ja raiskama vasakule ja paremale ja mingi aiatöid oli vaja teha ja siis ostis suure traktori sellepärast, et ta saab ja ma ei mäleta, kas see oli aasta või 1,5, kui ta oli põhimõtteliselt raha oli otsas ja ta oli alkohoolik. Et see on mõnes mõttes nagu kõikide asjadega, et asjad ei tule meile elus lihtsalt kätte. Tähendab, asjad ei tohiks tulla meile elus lihtsalt kätte, sellepärast, et kui asjad tulevad lihtsalt kätte, siis me ei oska nende asjadega mitte midagi teha. Et võib-olla auto oleks selles suhtes nagu hea analoog, et kui keegi kingiks mulle või võidaks on kuskil auhinnaga kõige uhkema mingi ja kõige kiirema Ferrari maailmas, millel on must miljon hobujõudu ja 0-100 läheb kohe. Siis ma olen üpris kindel, et ma selle auto sõidaksin kägalasse ja võib-olla ennast ka surnuks, sellepärast, et mul ei ole olnud seda vahepealset etappi, kus ma nagu kohaneks ja õpiks nagu valitsema seda aparaati. Ja ma arvan, et ka nagu rahaga on samamoodi, et see peab nagu etapiti minema, et inimene peab õppima valitsema seda, nii raha ennast kui ka enda ihasid selle ümber. Et nii palju, kui ma olen ka nüüd vaadanud erinevaid edukaid ja rikkaid ja nii edasi, et see on nagu mingi periood, kus nad ostavad siis hullumoodi omale vara kokku, aga kui see ma ei tea, haigus on nagu läbi põetud, siis enamik neist sõidavad täiesti tavaliste sõiduautodega ja elavad nagu just kui tagasihoidliku elu, et kui me vaatame ka maailma kõige rikkamaid inimesi, Warren Buffettid ja nii edasi, et Warren Buffettiga oligi tal oli põhimõtteliselt eluaeg oli üks sama auto ja siis mingi hetk see auto lihtsalt ei vanaks, seda vahetas välja ja siis käib iga päev McDonald'sis ja nii edasi, et see on nagu lihtsalt nagu ressurss, mida ta nagu haldab, mis nagu mitte, et ressurss haldab inimest, vaid inimene haldab ressurssi. Et selles suhtes tasub ka olla ettevaatlik sellega ja sooviga, et saaks nüüd kohe hästi palju raha kuskilt, et see võib tuua väga suure hukatuse kaela. Ja ikkagi õnn soosib neid, kes on loonud pinnase, mille see õnn saab avaldada, et kui sa hakkadki, tahad palju raha, siis tasub hakata mõtlema, et kas siis oma ettevõtte teha või luua midagi, mida maailmas veel ei ole, luua mingisugune asi, mis lahendab mingi probleemi ära, aga selle loomise käigus sa juba õpid seda valitsemist ja ressurssidega majandamist. Ja siis võib-olla õnn hoiab sind, et asjad hakkavad õnnestuma. Sest reegel on ikkagi see, et edu saadab neid, kes on nagu ettevalmistuse ära teinud. Nii ta on. Nii, mis siis veel ma siin teada sain? Kuidas selle üks maletaja ütles hästi ilusti Jazzmaster Jose Raul, mis ta perenimi oli? Et siuke malemeister, suurmeister siis kutsutakse teda nagu Jose Raul Capablanca. Jose Raul Capablanca
ütles niimoodi väga ilusti, et selle jaoks, et sind saadaks edu, sa pead õppima seda, kuidas käib lõppmäng ennem, kui sa midagi muud teed. Ja see pani mind küll nagu mõtlema, et mulle väga meeldib male. Ma kohe naudin seda mängu, sellepärast, et males ei ole nagu justkui nagu juhusel nagu kohta, et reeglid on kõik paigas, kõik malekäigud on ammu teada, uusi käike sinna mõelda juurde ei saa. Et see on nagu justkui nagu inimese enda võimekuse proovile panija. Aga males ma olen ise väga-väga nõrk. Ja nõrk olen ma sellepärast, et ma ei oska ühtegi mängu ära lõpetada. Ja see mõtteaine panigi mind, mida näeb see ütlus, et kõigepealt mõtle selle peale, kuidas mäng ära lõpetada ja siis mõtle ülejäänud asjade peale. Ja see pani mind nagu mõtlema, et tegelikult see on mõnes mõttes nagu kõikide asjadega elus, et enne kui sa hakkad maja ehitama, sa pead ikkagi mõtlema, et kuidas see maja nagu lõpuks valmis saab. Et kuhu sa lööd selle viimase naela ja mis on see viimane töö, mis sa selle majaga pead tegema, et ta valmis saab. Et sa mõnes mõttes nagu kujutadki ette selle teekonna lõppu, kuhu sa jõuad. Siia ma jõuan. Et see on mõnes mõttes nagu teed pusle kokku paneminegi, et kõigepealt sa paned nagu ääred kokku. Noh, inimesed erinevalt, aga tavaliselt ikkagi pannakse ääred kokku ja siis hakatakse sinna sisse ehitama siis seda pilti, millest see pusle koosneb. Ja samamoodi on ju ka nagu kõikide muude asjadega elus, et sa pead selle nagu lõpptulemuse nagu ära ääristama või paika panema. Ja siis lihtsalt hiljem täida lüngad. Noh, maja ehitamisega ka, et mõtled peas selle plaani valmis, projekti, kuhu kõik asjad lähevad ja siis hakkad neid lünki täitma. Uksi panema, seinu ehitama. Et see on päris lahe mõte. Kõigepealt mõtle lõppmängu peale ennem kui muude asjade peale, et kuhu see asja siis lõpuks peaks välja jõudma. Et see on nagu panebki selle sihi ja eesmärgi paika. Seda ütles siis José Raúl Capablanca. Huvitav tüüp, peab vist uurima tema kohta. Ühe asja ütles hästi, võib-olla ütles veel midagi hästi. Nii, mis me siis veel olen teada saanud? See oli päris lahe idee, mille ma leidsin. Ma enam mäletagi kuskilt raamatust äkki või. Et kui sa pead kunagi tegema otsuse valiku ükstaspuha mille suhtes, siis tasub valida see, mida sa kõige rohkem kardad. Seda ma olen ka parem rääkinud, et tahad omale teejuhti või teenäitajat, millega elus tegelema hakata või mida teha, tee seda, mida sa kõige rohkem kardad. Aga põhjus, miks teha seda, mida sa kõige rohkem kardad, on see, et kui sa teed seda, mida sa kõige rohkem kardad, see sunnib sind kasvama. Et kui sa kardad, midagi mõtleme midagi huvitavat, mida inimesed kardavad, mis võib-olla ei ole nagu nii tavaline, et võib-olla sa kardad üksi metsa minna. Miks mitte? Kardad üksi metsa minna. Siis selle jaoks, et üksi metsas hakkama saada, sul on vaja teatavaid oskusi ja teadmisi. Ehk siis, kui sa lähed üksi metsa, siis seal olles sa kohtudki nende probleemidega, mis annavad sulle need teadmised ja oskused. Või näiteks, meestel näiteks, kardab naisi. Tahaks naistega otti, ei julge naistel läheneda, aga naisele tere öelda ja nii edasi. Aga miks? Sellepärast puuduvad oskused ja teadmised. Aga millised oskused ja teadmisi vaja on? Selle jaoks tuleb naiste poole pöörduda. Et see on päris nagu lahe, et tee seda, mida sa kardad. Tee seda, mis tundub nagu, ei, see ei ole ikka üldse kuidagi, ei taha kuidagi reaktsioon tunned, et sinu sees tekib siuke hängi reaktsioon, ei taha kuidagi nagu, ei tea, hästi suur ebakindlus. Väga tore, tee see ebakindlus kindluseks. Täida lüngad ja ehita ennast nagu selle ebakindluse pealt just tugevaks. Sest ega meil need ebakindlusi tegelikult väga palju ei ole inimestel, aga need, mis on, need nagu mõnes mõttes valitsevad inimese elu. Ehk siis, et kui sa pead midagi otsustama või mingi valiku tegema, siis mõnes mõttes vali see, mis kõige rohkem nagu hirmutab. Sest kui sa seda hirmutavat asja hakkad tegema, siis sa hakkad automaatselt ka kasvama. See on päris äge. See peab mõtlema ka, et teinekord ongi meil on valik, et kas me teeme seda, mis on nagu mugav, mis on nagu sisse käidud ja tallutud rada, või me teeme midagi sellist, mida me mõnes mõttes ihkame, aga ei julge. Pelgame. Me ju teame, kuhu sisse käidud rada viib meid. Me oleme seda 100,000 kordi käinud, et võib-olla selle jaoks tulebki teinekord proovida neid teisi radu ka. Et mul on näiteks selline
tegevus, mis mulle väga meeldib. Ma ei teagi, miks ta mulle meeldib täpselt. Aga vahet pole, kas ma olen jala, rattaga või autoga, mulle meeldib käia mööda tänavaid, mida pidi ma ei ole varem nagu liigelnud. Et see on nagu viiagi ennast nagu mõnes mõttes teadmatusse ja uutesse kohtadesse ja täiesti teadlikult, et hakkangi kuskil autoga sõitma ja mõtlen, oot, aga ma ei ole ju siin Lasnamäel kunagi sõitnud. Ja siis on nagu siukene, ei, mis ma sinna lähen, raiskan aega, ma ei tea, mis seal on. Ja siis ma tavaliselt proovin ikkagi sinna tänavasse pöörata ja vaadata, kuidas seal inimesed elavad. Et lihtsalt natukenegi ennast tuua sellest kinnistunud pildist nagu lahti, et kes me iga päev tööle sõidame ja koju ka, et käia mööda teisi radu, et kui sa ka ühistranspordiga, trolliga või bussiga käid tööl, et tule paar peatust varem välja ja vaata, mis sul seal ümberringi toimub. Tunne oma kodukanti. Taksojuhtidel võib muidugi päris keeruline olla, nad on vist kõik kohad läbi käinud, ma arvan, aga nii. Mis meil siin veel kirjas on? See oli ka päris äge point, et ära iial ütle, et sa ei saa endale midagi lubada. Et pigem ütle endale, kuidas sa saaksid seda endale lubada. Ja see on nagu päris siuke suur nagu mõtteline vahe, et kui sa näedki midagi uhket või ägedat või põnevat, ma ei tea, ütleme, kalalaeva. Ja siis ütled, ma ei saa seda omal lubada. Kuigi tahaks, aga no ma ei saa seda kalalaeva omal lubada. Siis selle asemel, et öelda, et ma ei saa seda lubada endale, tasuks pigem nagu see ümber sõnastada, et huvitav, mida ma peaks tegema selle jaoks, et seda kalalaeva omada. Ei saa, mõte hakkab nagu tööle, okei, aga siis ma pean selle jaoks vist palju raha teenima, sest kalalaevad on kallid. Okei, aga mida ma, et sa panedki ennast nagu selle asemel, et nagu eitada seda reaalsust, et sa ei saa siit nagu mitte midagi, pigem nagu mõelda selle läbi, et kui palju ja mida sa pead tegema selle jaoks, et neid asju saada. Mõnes mõttes võib kõike saada. Okei, siis ma pean pangalaenu võtma. Aga ma viitsiks seda laenu pärast tagasi maksta, jube palju tööd on ja ma ei oska tegelikult laevaga sõita ka. Et selle asemel jah, et lihtsalt ennast nagu ära eitada sellest võimalusest, sa analüüsid läbi selle, mida ma selle jaoks tegema pean, et seda saada ja siis sa võib-olla jõuad järeldusele, et tegelikult vist ikkagi ei taha, et see on jube palju tegemist on, et kuskil peab seda laeva hakkama hoidma ja keeruline. Et just see nagu selle lihtsalt ära blokeerida kõik võimalused elus, mõelda hoopis teistpidi, et okei, mis mu võimekused on, mis mu võimalused on, kas mul on seda võimalik saavutada. Meestel naistel samamoodi, et tahaks siukest kaasat omale saada, siukest meest tahaks või siukest naist tahaks omale saada. Aga ma ei saa mitte kunagi, sest ma olen mis iganes. Tulevad mingid õigustused ja põhjendused, ma olen kole, ma olen saamatu, ma olen mõttetu ja nii edasi. Täiesti selline mõtlemine ei vii mitte kuhugi. Pigem mõtle läbi, et okei, siukest kaasat saada, ma vist ise peaks, mida ma peaks selle jaoks tegema. Okei, et kuna ma tahan siukest kaasat saada, kes on hästi sportlik, kurat, ma vist ise peaks ka sportlikuks hakkama. Või et ta on nagu nii vaimukas, aga mina ei ole üldse vaimukas. Aga selle asemel, et mina ei ole, pagan, aga kas ma saaks ka kuidagi vaimukamaks, et anda endale see kasvamise võimalus, et ise sinna maani jõuda. Nii, mis ma siin veel kirjas on? Nii. Kõik ei loegi ette, ma siin midagi siukest huvitavamaid otsin, et mul on siin pudru ja kapsad. Aga need on minu pudru ja minu kapsad. Ketšupit peale panna kõlbab süüa ka. No see oli jummal lahe idee. Täiega äge idee. Et mida ma mingis saates rääkisin ka teile, et tegelikult tasub kõik asju elus mõõta ajas. Tasub ka aega võtta kui kõige väärtuslikumat ressurssi. Mõnes mõttes võib-olla isegi on lihtsam, et võtta aeg kui raha. Et kui palju sul on aega ja kui palju sa sellest ajast kulutad erinevate tegevuste alla. Aeg saab mingi hetk otsa meil kõigil. See on reaalsus. Keha vananeb, ta laguneb, ta on nagu võimalus meil siin mõnda aega toimetada, aga siis ta saab otsa ja nii palju sellest on.
aga selle jaoks, et seda aega nagu rakendada selle jaoks, et omi asju ka natuke teha, mitte ainult tööl käia, süüa, peeretada, magada, tööl käia, süüa. Et mõeldagi, et kas sa oled nagu nõus maksma oma ajas selle eest, et lihtsalt tööl käia, süüa, peeretada ja magada. Võib-olla seda aega saad kuidagi rakendada ka sedasi, et teha mingeid selliseid asju, mis sulle elus hästi huvi pakuvad. Võib-olla istuda bussi peale ja lihtsalt sõita kuskile või mida iganes, et aeg on see, milles meil tasub mõõta kõike. Tööl käimist samuti, et kui ma käin tööl, siis kui palju ma kulutan seal tööl käies enda eluaega, sest me ju kõik vahetame oma aega raha vastu. Olgu, me kõik peame seda tegema. Aga kas me peame seda nii palju tegema, et mõnes mõttes ma arvan, et surivoodil olles tagasi vaadates võib-olla on ikkagi see olukord, kus tegelikult ma oleks võinud vaesemalt elada, aga mul oleks rohkem aega olnud omi asju teha. Et ei pea ju olema kõik need mugavused elus lihtsalt selle jaoks, et vähem aega kulutada enda asjade peale. Ja mismoodi näiteks tööl käimist ajas mõõta, seda ei tasu nagu päevades mõõta ega kuudes, vaid aastates. Et kui mitu päeva aastast sa veedad aega tööl, arutadki kokku. Nädalas oled nii palju päevi tööl, nii palju tunde, kuus nii palju, aastas nii palju, ja siis vaatad, oot. Kui ma selle numbri nüüd veel korrutan 10 aastaga, et 10 aasta peale ma käin võib-olla 10 aastast 3-4 aastat oma elust tööl, siis 30-40 aasta peale see on ju aasta 10. Ütleme, et jah, ütleme, et aastas sa käid 10 aasta peale sa käid tööl 2 aastat näiteks. Siis 40 aasta peale see on 4 aastat. Tasub nagu sellesse aja perspektiivi panna kõik asjad, mida me oma elus teeme. See nagu loob selle nagu parema nagu pildi, ja suuremad numbrid ka ja suuremad numbrid meid ju liigutavad, et mis üks päev teie midagi, aga kui sa nagu paned terve elu peale, et pagan, ma olengi nagu tervest oma elust 20 aastat tööl käinud. Päris kurb võib-olla, aga see teadmine jälle loob selle vabadused, aga võib-olla ma võtan koormust vähemaks ja elan natukene kokkuhoidlikumalt, aga mul on rohkem aega. Reaalsus on see, nii palju kui mina olen aru saanud, enamuse ajast, vabast ajast me ikkagi kulutame mingisuguse meelelahutuse alla. Ja üldiselt sõna meel on põhisõna, see on ikka niivõrd äge sõna. Meelelahutus. Meelepete läks meelest ära. Tuli kuskilt meelde. Hoian meeles. Tegi meelega. Ei teinud meelega. Hoida käitus meeletult. Et meel on nagu miski asi, mis annab nagu teatava kas siis nagu reaalsustaju või kohaloleku või sellise ärkveloleku. Ja meelelahutus ongi see, et me lahutame oma meele ära millegist. Me lahutame oma meele ära igapäeva elust, igapäeva reaalsusest, igapäeva probleemidest. Ja võib-olla ei tasuks seda ära lahutada, et ei tasuks niisama lihtsalt oma meelt lihtsalt lasta uitama, et selle üle tasub mõelda, mis asi on meel. Seal me hoiame asju. Mulle näib, et meel on natukene nagu kas siis arvuti desktop ekraan või siis teed telefoni lahti, siis need esimesed ikoonid, mis seal on, et see on ka nagu natukene nagu meel, et me hoiame asju nagu meeles, me hoiame asju enda ümber, me hoiame neid asju siin samas, me saame neid kohe nagu kasutada mälus on ju, meeles. Aga teinekord asjad kaovad ära meelest, läks meelest ära. Või siis tegi meelega, mis justkui vihjaks sellele, et inimene teadis, mis ta teeb. Et ta oli teadlik sellest, mis ta teeb. Või ta ei teinud meelega, ei teinud meelega. Ehk siis see, mis ta tegi, ta ei olnud teadlikult selle asja juures, mida ta tegi. Et ta oli kuskil mõtetes võib-olla mujal, ta meel ei olnud siin. Et meel on teema, meel on põhiteema. Meele üle tasub mõtiskleda.
ja meelt ei tasu võib-olla nii palju ära lahutada sellest elust, kus me siin elame. Siukene lahe mõttekild oli, mille ma vist Annese käest sain äkki või oli see Martin Oepi käest, ma ei mäletagi, mul ei ole kirjas. Aga mõte oli nagu selles, et see, et ma saan aru enda tunnetest, tähendab seda, et ma suudan enda tundeid justkui kõrvalt jälgida. Et ma ei ole nagu tunne, vaid ma olen keegi, kes suudab neid tundeid jälgida. Et teinekord ongi, pahatunne tuleb peale või tuleb mingi vihatunne tuleb peale või kurbuse tunne tuleb peale. Ma olen nii kurb. Aga see ongi see, et me ju jälgime justkui nagu kõrvalt, et ma näen, et ma olen kurb. Ma näen, et ma olen rõõmus. Ma näen, et oi, ma olen nii vihane. Et nagu mina olen miski emotsioon. Mingi, tundub, et mõnes mõttes justkui emotsioone tunne on natukene nagu teatavat sorti nagu energia, et tunded kasutavad ju erinevaid energiaid selle jaoks, et mingisugust informatsiooni meile edastada. Et mõnes mõttes saabki isegi tuua võrdlusmärgi, tunne, võrdlusmärk, informatsioon. Rõõmustunne justkui näitab meile midagi, et kas midagi on õnnestunud või midagi on korda läinud või midagi sellist. Rahulolutunne samamoodi. Siis näiteks vihatunne näitab seda, et me üritame nagu justkui midagi endast eemale peksta. Et kui me oleme kellegi või millegi peale hästi tigedad, siis me üritame seda nagu endast eemale tõugata, endast võimalikult kaugel, et ta meiega nagu kontaktis ei oleks. Et kõik tunded tegelikult tasub ära kuulata. Et võib-olla see ongi nagu selline mõistlikum lahendus tunnetega nagu tegelemiseks, et nad tasub ära kuulata, et ohoh, näed, ma nüüd muutusin tigedaks. Oi küll, ma nüüd olen tige. Oi, tigedus tuleb nagu ära kuulata, tal tuleb lasta enda sees nagu möllata, aga teda tuleb nagu kõrvalt jälgida, et oi, ma olen tige. Mille peale ma tige? Võt selle peale olen tige. Oi küll, ma olen tige. Siis lasedki sellel tigedusel enda sees nagu pulbitseda ja siis mingi hetk saab energia otsa ja siis ta nagu jahtub. Aga teda tasub kõrvalt jälgida, mitte selle tigeduse sisse hüpata, ei see üks suur tigedus olla. Et see on päris äge. Jaa, see oli päris äge, see tuli telekast. Kes sealt, ma katsun meenutada, kes seda ütles. Seda ütles see on, kes see muusik nüüd on? Ega vist ei leiagi. Ei, pagan, ma oleks võinud ta nime ikkagi kirja panna. Tundub täiega põnev tegelane olevat. Ta on muusikus. Ahah. Nii, kohe leian. Nii, see on kas see on Andrus Mustonen siis või Andres Mustonen? Jaa, võt, Andres Mustonen. Ta oli vist hommikutelevisioonis või mingis siukses saates oma õpilastega, kes siis, klassikalise muusika õpilased, kes siis siin suuri tegusid teevad, palju kiidetakse. Eks see on õpetaja peegeldus. Ja ta ütles nagu nii geniaalse lause seal, et õnn on õnnestumine tegevustes, mida sa teed. Et õnn on õnnestumine tegevustes, mida sa teed. Päris äge. Et kui asjad õnnestuvad,
siis võib olla õnnelik. Et õnn on õnnestumine tegevustes, mida sa teed. Pagan, õnnest peaks mingisuguse artikli kirjutama või lausa, raamataks on võib-olla vara veel, aga just, et õnneks on vaja meil pinnast, mille me loome läbi töö, mida me teeme, et õnn saaks seal nagu avalduda. Õnn on õnnestumine tegevustes, ehk siis kui me valmistame pinnase, siis seal saab see õnn nagu õnnestuda. Õnnestab ära. Õnn õnnestab täiega ära. Nii, mis siis veel? Jah, siis on, kus mul on ikka palju õnne kohta siin on märkinud, kus kirjas omalegi tuleb täitsa üllatuseks. Ei tea, mida see, kas ma võtsin õnne tagasi? Mis siis see? Mul on siin kirjas, et miks peaks õnn aitama sind, kui on teisi, kellele õnne abi palju rohkem vaja? Et võib-olla keegi istub praegu arsti juures, on just täpselt mingi selline olukord, kus asjad saaksid väga õnnelikult lõppeda või õnnetult. Ilma õnneta lõppeda, õnnetu. Et tasub ka selle peale mõelda, et kas see sinu soov, et õnn sulle naerataks, võib-olla selle õnne naeratusega sa võtad ära kellegi nagu soovi, kellel on palju rohkem seda õnne abi vaja. Me ei tea muidugi, võib-olla õnn saab igal pool kajastuda, kehastuda, aga mõtlema paneb, et alati on ju, kas just alati, aga kindlasti praegusel hetkel on inimesi, kes vajavad õnneabi. Et ongi mingisugune olukord, mis on kahe vahel ja asjad võivad minna niipidi ja naapidi. Et kas siis nüüd mina oma loteriipiletiga peaksin teise inimese selle olukorda kuidagi nagu kummutama või kangutama kuskile poole. Võib-olla ei peaks. Siis tuleb veel, et kas keegi on kunagi ehitanud oma elu üles õnnemängule või kasiino võidu peale. Mul tuleb meelde raamatus see oli selle lugemine poolel, see on see Babyloni rikkam mees. Läbi saan võib-olla teen kokkuvõtte. Päris huvitav raamat. Raamat on kuskil kaugel minust. Ei ole, siin samas. Soovitan. Täitsa siuke kerge lugemine ja ohtralt mõtted eri sees. Et nimetatakse siukseks, ei tea, ta on nagu sama kategooria raamat, nagu on see Dale Carnegie, kuidas võita sõpra ja mõjutada inimesi, ja räägib ka sellest, kuidas rikkaks saada. Ja siis tegevus toimub vanas Babylonias, kus siis on paar käsitöö inimest, kellel on kopp ees ja tahaks ka jõukamalt elada. Ja siis nad lähevad Babyloni kõige rikkama mehe juurde ja küsivad, mis me nüüd selle jaoks tegema peaksime, et jõukaks saada. Üks hästi lahe point, mis ta, on küll raamatu alguses alles, mis see mees välja tõi, oli see, et alati maksa vist oli 10% endale. Ja see kõlab nagu, mis mõttes maksa endale, et ma ju, et kui ma ostangi emale mingisuguse uue mänguasja või uue meelelahutuse, see ongi just kui nagu endale maksmine. Tegelikult ei ole, see on oma vajaduse rahuldamine. Et see maksa 10% endale kõikidest oma palkadest, et kui sa käidki tööl ja saad 500 eurot palka, siis sealt 10%, 50 eurot maksadki endale. Ja seda sa nagu ei kasuta. Et kui me ostame omale süüa, siis see on tegelikult ju vajaduse rahuldamine. See ei ole endale mõnes mõttes maksmine. Üüri maksmine, rendi maksmine, kommunaalide maksmine, mis iganes asjade maksmine, et need on kulutused, mida me kõik peame tegema. Riiete ostmine samamoodi kulutus. Et lihtsalt kõikide nende kulutuste väliselt maksa endale ka 10% palgast. Ja siis, kui sa oled mõnda aega seda 10% maksnud, siis mõtle, kuidas seda endale teenitud raha nagu kasvama panna. Et kas sa laenad selle välja kellegile või tead kedagi, kes hakkab just mingisugust asja ajama, olgu see ettevõtlus või mõni muu asi, ja kellel on vahendeid puudes, siis lepidki kokku, näed. Mul on siin säästud, ma annan sulle nii palju sääste, teeme lepingu, ja siis, kui selle asja käima saad, annab mul natuke rohkem tagasi. Lihtsalt mina olen oma aega kulutanud selle alla, et neid sääste nagu koguda.
ja siis ma annan nüüd sulle, et sinul on seda vaja, sina saad oma asja käima ja kui käima saad, siis annab mulle lihtsalt natuke rohkem tagasi. Noh, siuke hästi tavaline asi, aga nii see asi kasvabki, on ju. Saad natuke rohkem tagasi ja siis vaatad edasi. Nii, ma vahepeal vaatan, mis tegi mul kirjutanud ka olete, kui üldse olete. Nii, tervist kõigile. Grete ütleb, täna lõikasin abikaasal juukseid, see on raske töö. Enamasti muidu lihtsalt olin või lugesin ja kassin õues lilli. Kuidas sul endal läinud on? Kuule huvitavalt, et siin mingid uued tegemised ja toimetused ja tomatitaimed sai maha pandud. Natuke hilja peal jäi, aga parem hilja kui mitte kunagi, et mõne tomat ikka saab. Ja üht-teist veel tehtud. Ahah, Vaimar pani selle, et Elon Musk, siis suur visionär meil, saadab täna inimesed kosmosesse. Aga millal see lendab? Siin on nüüd otse ülekanne ka, kus siis tüübid istuvadki oma väikse kapsli sees ja loodame, et midagi ei juhtu nendega, et see võiks täitsa õnnestuda, see plaan neile. Aga millal ta lendab? Okei, nad teevad seda vist lennueelset kontrolli praegu. No, loodame, et neil läheb kõik hästi. Vaimar ütleb, et kohe algab start. No, hoiame silmad lahti. Nii. Ingrid ütleb, et mina suitsuruumides niisama kaasas käinud sõbral. No võt on ju. Suitsuruumides on kuidagi teistsugune melu, teistsugune inimeste omavaheline läbisaamine, et on... Eks see suits ja nikotiin ja kõik need asjad tegelikult inimese meelelist seisundid muudavad ja siis nagu alkohoolikutega või mitte alkohoolikutega, ütleme alkohoolik, mulle meeldis see sõna alkohoolik, nagu alkoholiga, et kui sa oled kaine inimene purjus inimeste seltskonnas, siis no sa ei saa nendega ühele laine peale, et nagu jauravad ja seletavad midagi ja siuke nagu imelik jabur jutuajamine. Aga kui sa ise ka natuke süipsis oled, siis on kõik täiesti loogiline. Et eks ta on siuke sama lainepikkuse teema. Meile ütleb, tere õhtust, Keit, ometigi jaksin üleval olla, et laivi näha. Väga tubli, väga tubli. Et jah, mina oma eeliste laividega. Ma isegi ei hakka ütlema seda, et kunagi see asi muutub, aga küll ta muutub. Saima ütleb, et USAs ongi ju kombeks, et punkt X on 45 minuti tee. Aha. Karit küsib, et kas sina, Keit, ise väärtustad aega? Paneme siia laigi. Ma tegelen sellega. Ma intensiivselt tegelen selle ajaga, et ma olen nagu aru saanud, et igasugune puhkeaeg ja mölutamise aeg põhimõtteliselt tuleb ära kaotada. See ei vii mitte kuhugi ja see ei teeda mitte mingit eesmärki. Kui ma seda ei tee eesmärgi põhiselt. Ja mõnes mõttes see sõna puhkus tegelikult on minu arust täiesti mingisugune illusioon. Et teinekord on vaja lihtsamaid tegevusi, et kui sa oled teinud päev läbi intensiivselt mingit tööd, siis sul ei ole puhkust vaja, vaid sul on kergemat tegevust vaja. Kui sa passid teleka eest, siis see on kergem tegevus. Sa tegeled millegiga, kus sa võib-olla väga palju ei pea mõttetööd tegema, aga mingisugune mõttetöö ikkagi toimub. Või mängid arvutimänge, või loed raamatuid ja nii edasi. Ja ma olengi nagu suuna võtnud sinnapoole, et kui mul ongi nagu vaja seda kergemat tegevust, siis see kergem tegevus on ka seotud mingit sorti üleüldise eesmärgi täitmisega. Et kui ma tahangi lihtsalt teleka ees losutada ja mingit liikuvaid pilte vaadata, siis ma vaatangi mingit pilte, kus inimesed seletavad mingid asju. Et optimiseerida. Ja viimasel ajal ma olen hakanud nagu hindama ka vaikust, et autos ma isegi väga enam raadiot käima ei pane, et kuidagi no, võt see ongi see, et
et kui autoga sõita ja see raadio mängib, et see on mõnes mõttes ka natukene nagu siuke meelelahutus või meele nagu eraldamine sellest reaalsusest, et pigem milleks nagu seda mingisugust stimulatsiooni, mis kutsub esile mingisuguseid reaktsioone. Kurat, jälle mingi nõme lugu tuli peale, jälle hakkas need reklaamid peale. Mille jaoks üks ärritust või jama vaja on, et ei ole ju. Et kui ongi siuke tunne, et pagan, nüüd tahaks mingit siukest, ega muusika on ju algupäraselt ongi olnud ju mingisuguse meeleseisundi esile kutsumine. Vahet pole, kas ta mingi rituaalne muusika või mingi tants või asi, et sellega kutsutakse esile mingisugune seisund. Ja võib-olla seda tasukski nagu teadlikult kasutadagi selle jaoks, et panedki mingi loo peale, mis su käima tõmbab või paned mingi loo peale, mis su maha rahustab. Aga kas sul on kogu aeg vaja mingisugust stimulatsiooni, mis sind käima ajab? Natukene kahtlen. Ja ega see muutus hakkas ka minust pihta siis, kui ma kohvist loobusin. See on päris huvitav. Kohvist ja tubakale olen ka päris palju pidurit peale tõmmanud, et mokatubakat ja siin nüüd aeg-ajalt teen suitsu, aga suht suur pidur on peal. Ja muutus on päris suur, et kui ikkagi kogu aeg ennast ei stimuleeri, siis kuidagi see loomulik elukiirus, mis nagu tuleb peale, siis see on väga valiv, et kui ikkagi ohtralt kohvi sisse ajada ja suitsu ka teha, siis peabki kogu aeg mingi tegevus olema, kogu aeg peab mõtlema, kogu aeg peab, ma ei tea, igalt poolt peab mingid infot peale tulema ja kogu aeg peab infot välja pritsima, aga siis kui see stimulatsioon ära kaob, siis kuidagi nagu tekib nagu kontroll selle üle. Et millist infot ma lasen ligi, millist infot ma ise väljastan. Et eks ma räägin siuke seiklus ja mulle see täitsa meeldib, kuhu see mind viib, et kuidagi nagu ergutitest loobumine on tagasi andnud teatava nagu võimu ja kontrolli aja üle. Nii et ma tegelen aina rohkem aja väärtuse tõstmisega. Nii on. Nii vaatame, kas kosmonaudid ei ole veel lendama hakanud. Vaimar ütleb, et kahjuks lükati start edasi. Pagan, aga kui sõõrs aim on midagi jamad selle lennuga, aga ma loodan, et see on lihtsalt mingisugune siuke kõhedus, et kuigi ma näen küll, et mingisugune jura seal tekib, kui nad lendu hakkavad minema. Aga nüüd ei ole enam midagi teha. No vast õnn hoiab neid. See muidu paneks päris suure piduri Eloni toimetustele. Nii. Karet ütleb, meelt just lahutama peabki, meil on sega ja meie elus, meil on koht, kuhu meil on programmeeritud meie mõtted, käitumine ja nii edasi. Meil on see, mis ei lase meil tunda, tajuda. Pelgalt minu arvamus. Aga kui ütleme, et meil on sinu arvuti, mida on programmeeritud, siis see on ju sinu arvuti ja sa saad ta ju ümber programmeerida. Et ega programm siis paha ei ole, küsimus on, mis eesmärki programm täidab. Et tasub nagu seda pidi mõelda, et meid kõiki on programmeeritud, meid kõiki on kasvatatud teatud norme ja reegleid järgima ja koolis käinud ja õpetatud, mis on õige, mis on vale. Et need on justkui kõik programmid, aga me nii samamoodi nagu me saame telefonist programme kustutada, saame me ka ju endist programme kustutada ja asendada mingite programmidega, mis viivad meid äkki kuskil, et kuhu me minna tahame. Et no võt. Aga tunded ja tajud sealt tasub ka edasi mõelda. Meile ütleb kahjuks jah, ka nii põnevusega vaatasin 2019. aasta veebruaris, nägin Falcon 1 launchi koha peal Floridas, ikka ülivägev kogemus. Oi, sul siis vedas ikka. Pagan, see võib ikka äge tunne olla, kui sa näed nagu koha peal reaalselt, kuidas kosmoselaev kosmosesse lendab. Kujutan ette, et see teeb igasugust korralikku mingi mürinat ja värinat ja kõike muud ja siis kui see tulesaba taga väikene midagi pastakas kosmose poole tuhiseb, see võib ikka uhke olla. Mary ütleb, et inimese, või Mari, inimese enda varasemad mälupildid pidid ka olema seotud sellega, et inimene, laps oskab ennast kõrvalt jälgida ja tunnetada. Millest see mälu sõltub? Enesetunnetus siis mina pilt tekib. See mõte tekkis seoses ühe mõttekilluga.
päris huvitav mõte jah, et mälu justkui tekib sellest, et me saame nagu aru, et on nagu mälupilt, kus me näeme ennast, aga me ei ole selles pildis. See on päris lahe mõte sul. Sellele peab ka mõtlema. Et millest tekib arusaam sellest, kes olen mina ja kes ei ole mina. Mina arusaam. Nagu sisemine. Väliselt me saame aru, et nagu käsi on nii pikk ja siis siin ta saab nagu just otsa. Ja miks me ei pea mälupilti nagu reaalsuseks? Aitäh, see oli päris äge mõte, kas mul pastakas kuskil siin? Ei ole. Siit on mingisugused. Selle ma panen kirja. Selle üle peab mõtlema. Selle üle peab mõtlema, peab selle üle. Nii. Pagan, see on tühi. Nii. Tekib minu nii, vaata, mis siin meil on. Grete ütleb, Andres Mustonen on eriline inimene, väga lahe ja inspireeriv muusik. Tal on mitmeid häid ütlemisi. Väga liikuv ja tegus inimene. On. Tema kohta peab veel uurima. Grete ütleb, et kui sa teed plaane aastaks, külva riisi. Kui sa teed plaane 10 aastaks, istuta puid. Kui sa teed plaane 100 aastaks, hari inimese. Ja, see on kuulus ütelus. Aga see on õige ütelus, et see ongi nagu, see näitab seda, kui kaua asjad kestavad. Ja mõtted teinekord kestavad aastasadu, tuhandeid, veel kauem. Et nii ta on. Nii vaatame, kosmonaudid. Jälle lükata edasi. Nojah, nad ei tohi ühtegi viga teha sellega. Karit ütleb, et tee minul sama nii kui suitsetamine minu elust kodus muutus ka elu sisu. No võt. Silvi ütleb, et kui on füüsiline tegevus, siis see vaheldub loomingulise tegevusega. Raske kergemaga. Muusika oleneb millise sisuga võiks olla taustaks. Inspireerivaks. No võt, on ju. Greta ütleb, et mina roolin autot enamasti just vaikuses. Seda tähendab, et vaikust ju pole, vaid kuulan ümbrust ja autot. Näen palju rohkem ja just märkan rohkem. Vahel panen harva hea muusika, kuid harva. Mulle meeldib autoroolis märgata. Raadiod on tänapäeval enamasti õudsad. Lihtsalt lärme ja reklaamid hakkavad äkki ja kohutavalt valjult, nii et ehmul. Aga mehel on mul absoluutselt iga pool kas raadio või telekas valjult ja mul on tast veel vahel kahju, sest ta ei kuule ega märka ennast ega teise. No võt, aga ta nii ongi. Aga see on jah, et üks asi ka, mis ma nagu avastasin, kui nagu vaikuses ringi sõita. See on see, et kui seda välistimulatsiooni tuleb võrdlemisi vähe peale, siis ja just ka nagu agressiivselt, siis sa õpidki nagu ise märkama ja tähelepanu pöörama asjadele, et nüüd ma sain teada, mul auto kuskilt koliseb, mis peaks sellega tegelema. Ja kuidagi nagu tunnetus, et nüüd ma olengi roolis. Ma juhingi mingit sükast suurt, mingit rasket rauast, kolakat ja ma nüüd siin justkui toimetan roolidega ja hästi põnev on. Ei tasu ennast nii väga reaalsust ära nagu lõigata. Mai ütleb, et mulle tundub, et terminiga meele lahutamine mõeldakse tihti tegelikult pigem lahustamist. Aga mõte jääb ju samaks, et me nagu lahustame meele ära millegist, et keskkonnast, kus me oleme, mis me teeme. Nii. Vaata, mis mul siin veel siis kirjas on.
niimoodi. See oli ka päris äge point. Selles samas raamatus oli see, et tegelikult meil kõigil tasuks teha valmis enda pärandus. Paberi peale panna kirja, et juhul kui läheb sedasi, kuidas siin raamatus oli et öeldud ilusti, et peab koostama oma viimase tahteavalduse, et juhul kui jumalad teda kutsuvad, jaotatakse ta vara õiglaselt ja ausalt. Ja see mõte tegelikult on päris nagu äge, et me kõik sureme mingi hetk ära, aga me keegi ei tea, millal me sureme. Ja selle jaoks, et nagu vältida peale meie surva, meie varadega seonduvat jama, tasuks juba tegelikult kohe teha valmis pärandus. Kirjutadagi valmis, et sina saab mu jalgratta, sina saab mu auto, selle saad. Ja see paneb ka nagu mõtlema selle üle, et kellele ja mida sa annad ja kui tähtsaks sa neid inimesi siis pead, et see kuidagi nagu toob mõnes mõttes nagu maa peale mõtlemise tagasi, et just ka nagu inimestega läbimise, et võt see asi mul on ju nii kallis, aga sellele inimesele ma ka seda anda ei tahaks, aga ta kindlasti solvub, kui ma talle anda ei taha ja sa saadki nagu selle probleemiga enda mõtetes tegeleda, aga tasub ikkagi nagu tasub teha, meil tasub kõigil pärandus valmis teha. Sest nagu oli öeldud, et juhul kui me ei tea, millal jumalad meid kutsuvad, et ükstas puha, mis elus juhtub, me teame, et isegi kui ma ära lähen, siis minu viimane soov on, et minu asjadega tehakse nii ja naa. Ja viimasest soovist rääkides, viimases horisondis oli täiega lahe artikkel. Artikkel oli laiba komposteerimisest. Ja mõte räägib siis sellest, kuidas Ameerikas paaris osariigis on hakatud pakkuma teenust, kus siis laip komposteeritakse. Täpselt ei tea veel, kuidas see mehhanism siin käib, seepärast siin nii palju kirjas sellest ei olnud, aga idee on lahe, et suredki ära, su keha komposteeritakse ja ongi siuke kotitäis mulda või ma ei kujuta ette, kui palju seda tuleb sealt ja siis pillu kas või laiale või mis iganes sa teed sellega. Aga see läheb tagasi nagu mullaks, et mullast oled sa tulnud ja mullaks pead sa saama. Aga lihtsalt siuke teenus, et kuigi, ma ei tea, mõnes mõttes oleks nagu võib-olla lihtsam sügav auk kaevata inimese keha panna lina sisse ja siis sinna auku visata ja küll see loodus oma töö teeb, aga kui võib-olla ei ole sellist võimalust, siis komposteerida ja selle laiali loppida. Sest eks see on suur probleem, mis on juba käes, et surnaajad on täis, inimesi pole kuskile matta ja siis hakataksegi inimesi ära põletama ja nii edasi, aga mõnes mõttes see inimese põletamine, tuhaks tegemine on natukene nagu ressurssi raiskamine. Et see tuhaga pole pärast midagi eriti peale hakata. Et ma arvan, et kui inimene ära komposteerida, siis nats nagu must huumor, aga ma arvan, et selles mullas saab ka tomateid kasvatada, et kasutegur nagu läheb edasi, et ei ole nagu just ka nagu tuhaks saanud, vaid on mullaks ikkagi. Et eks näis, võib-olla hakkab ka Eestis keegi kunagi seda midagi teenust või asja pakkuma. Et praegu nad uurivadki, et hinnaklass tal on sama, mis tuhastamisel, aga kui suur on keskkonnamõju selle komposteerimise tegemiseks ja selle ajakulu, et keha ära komposteerida oli, ja see nagu selles suhtes seda komposteeritakse nagu loomulikul teel, aga lihtsalt luuakse ideaalne tingimus, kus see keha siis laguneb, et ikkagi mingid bakterid ja mikroobid ja kõik, kes seda keha lagundavad, et need siis seda teevad. Aga lihtsalt see keskkond, kus nad seda teevad, on nagu ideaalne, et see on 55 kraadi ja nii edasi. Ja niiskuse tasemed ja kõik muud asjad. No ma ei leia praegu üles, kus see aeg on. See oli ikka päris mitu nädalat läks aega. Äkki oli mingi 7 nädalat, kuni siis see keha oli komposteerunud. Aga minu arust täiega nagu mõistlik mõte. Ja mõnes mõttes nagu tagasi nagu juurde, et ega päris ammusel ajal, et tehtigi sügav auk, pandi inimene sisse, kivi pandi augu peale ja selle
vatmiskoha peale, et loomad seda üles ei kaevaks ja tagasi murlaks, et miks mitte. No. Annel ütleb, et sa loed nii ilmekalt, peaksid hakkama audioraamatuid sisse lugema. Aitäh! Seda poleks küll uskunud. Ma olen mõelnud, et äkki ma peaks võtma neid kõnelemiskursuseid, aga finants ei ole lubanud seda, et kunagi tulevikus. Aga mulle meeldib audioraamatuid ka väga kuulata, et eesti keeles on muidugi nende saadavus on selline keeruline. Et kes tahab audioraamatuid, siis minge nõmmeraadio.ee lehel ja seal on olemas see meediapank, kus on igasuguseid audioraamatuid, aga mujalt on nagu nats keeruline. Aga aitäh! Oru ütleb, et käsikirjas kirjutatud testament on kehtiv 6 kuud ja notariaalselt kinnitatud testamendis arvestatakse uuemalt. Aga tegelikult miks mitte iga 6 kuu tagant uus testament kirjutada? Et miks mitte iga 6 kuu tagant mõlgutada mõtteid selle üle, et ma ju kunagi ei saan otsa. Et see ei ole ju surmakultus, see on mõnes mõttes nagu reaalsusesse otsa vaatamine. Me iial ei tea, mis selle suhtuda võib. Me ei tea, võib-olla tuleb mis iganes, aga me oleme nagu justkui nagu hingeliselt selleks valmis, et ega ka osa testamendi kirjutamisest on ju ka nagu vaimne valmistumine selleks, et juhul kui see ka olukord juhtub, et see ei ole meie jaoks nagu šokk ja üllatus, et me teame, et see juhtub millalgi, ma olen enda poolt teinud, selle jaoks ühtist ära ja nii on. Et eks see surm on kõige suurem probleem tänapäeval, aga sellega tegeletakse, ma tean, et Šveitsis ja vist oli Saksamaal ka. Ma tean, et Šveitsis on kindlalt, et on olemas, meie maal me teame kõik, ämmaemandad, ehk siis inimene, kes võtab sündi vastu, aga seal on olemas ka surmaemandad, ehk siis inimesed, kes aitavad inimestel siit ilmast lahkuda. Ehk siis ongi nagu toeks ja julgustavad ja midagi siis, julgustamine on õige sõna, aga ütleme nii, et aitavad nagu lepitust olukorraga leida. Aga mõnes mõttes selle lepituse me saame ka ju ise tehtud. Ja ma arvan, et see surmaemandate teema läheb nagu globaalseks ümberringi, et sellest saabki nagu amet, et ongi mingisugune inimene, et kes siis käib haiglas inimestele kätte hoidmas ja ütlemas, et aitäh, et meiega olid ja kõik oli tore ja nüüd läks niimoodi. Aga juhuks, kui juhtub niimoodi, et on mõni suur õnnetus ja kiire lõpp on, et selle jaoks, kui me oleme ise mentaalselt juba ette valmistanud, et ei teki nagu seda segadust ja nagu mingid asjad. Aitäh, Oru, et selle info jagasid, et ma arvan, et see iga 6 kuu tagant testamendi kirjutamine ei olegi üldse nagu tobe mõte, et iga 6 kuu tagant nagu võttagi õhtu ja mõtiskleda selle üle, et ma ei olegi igavene. Oh shit, ma ei olegi igavene, ma mingi hetk annan otsad ja kellele ma oma asjad jätan ja kes selle kõige selle kolaga peab tegelema hakkama, mis mul siin on, et võib-olla ka see paneb mõtlema selle peale, et võib-olla mingid sellised mõttetuid jurasid on äkki vähem vaja, millega siis hiljem peaksid teised tegelema. Võt, on ju. Et ei tahaks ju peale surres, et ma kellelegi koormaks jääks. Võib-olla peakski, et komposteerige mind ära ja need asjad, mis ka minust järgi jäävad, need on äkki omavad väärtust, mida kannatab ka teistele edasi anda. Päris äge mõte. Riita ütleb, et kuidas mul praegu rebase kutsikas õigub oma ema. Enne ma nägin rebase kutsikat maja ees kivi aia peal. Nii armas rebase kutsikas. Vahepeal teist juttu ka teile ka. No võt, rebased on hästi toredad. Mulle ka rebast meeldivad. Toredad elukas. Kavalad. Rebane ei pea tark olema, aga ta peab kaval olema. Aga võt, ma arvan, ma täna rohkem ei hakkagi mõtted erigi otsima, et ma arvan, et reedel räägin mingist midagi. Ma ei ole veel teemat välja valinud. Eks vaatab, missuguse põneva teema ma teile leian. Hiromant oli päris huvitav. Ma nagu olen siiamaani üllatunud sellest, et kui sügav see teema oli. Ma mõtlesin lihtsalt, need jooned ja siis nagu ongi kõik. Ei, pagan, see on ikka keeruline. Keeruline on. Ja mul tekkis kohe täitsa nagu reaalne siiras huvi nagu endale see käte lugemine, natukenegi selgeks teha, et
et see nagu justkui nagu, võib-olla sealt saabki nagu mingisugused mõtted ära, et nagu ka veedadel oli, kus siis on algupäraselt see hieromantia idee pärit või siis käe pealt nagu märkida lugemine, siis seal ei olnud ainult käsi. See oli ka inimese näost märkida lugemine ja inimese kehast märkida lugemine. Ja no reaalsus on see, et meie keha näitab väga palju seda, või selle näitab väga palju seda, kes me oleme tegelikult. Et ta nagu justkui peegeldab meie sisu. Aga me ei oska lugeda seda. Me ei tea, mida see tähendab. Noh, nii natuke teame, et võib-olla kui inimesel on juuksed pesemata, et see justkui nagu näitab seda, et miks ta ei ole enda eest hoolitsenud. Või kui tal on kotid silma veel, et ei tea, kas ta vist ei ole magada saanud või on mingi ainete puudus või noh, et me nagu aimame, aga me ei tea täpselt. Kuigi meditsiinis on väga palju igasugused, et kui inimene läheb näost kollaseks ja kui küüne kõrva siia tekivad need mingi kollased mingisugused laigud ja et sükst tervik aru saama ja peab otsima, et äkki on keegi seda teinud. Nii, Uru ütleb, jah, testament on mõistlik, see lahendab ära selle seaduse puntra, see on kohutav see asi pundar. Nii on. Mai küsib, aga mis sa üldse arvad, mis saab pärast surma? Me ei tea. Igasugused arvamusi on. Kindlalt ei tea. Pigem arvan, et hetkel domineeriv arvamus minus on ikkagi see, et me oleme siin maailmas justkui külalised. Et me oleme nagu justkui mingisuguse suurema osa endast saatnud siia toimetama, õppima, kasvama. Et kui see suurem osa hõljub kuskil kõiksuses, paralleelreaalsustes, kus iganes, et siin on ainult väikene osa sellest tervikust. Mõnes mõttes nagu arvutimängi, et mina justkui oleks arvutimängus, mida siis minu kõrgem mina mängib. Et see tegelikult see idee sellest, et see reaalsus, mida me siin kogeme, on kas siis nagu simulatsioon või noh, ma ei teagi, mis see teine sõna oleks. Et see on nagu päris huvitav. Aga noh, ma arvan ka seda, et see sama nagu teemaga seonduvalt, et kui me ka ära sureme, et see ei ole päris see, et ma suren ära, ja samasugune mina, nagu ma siin olen praegu, et see siis kuskil mujal sünnib uuesti. Et see päris nagu nii minu arust ei ole, et kui ma siin surengi ära, siis ma lähen kuskile, seda on nagu suhteliselt palju igal pool räägitud, et kas minnakse läbi mingisuguse toru või tunneli või läbi millegi minnakse valguse poole. Noh, mingid inimesed räägivad, et see on tegelikult lihtsalt aju mingisugune keemia, mis kutsub esile selle tunneli efekti. Aga on ikkagi väga palju neid lugusid, kus inimesed ongi läbi tunneli läinud ja siis on seal kedagi kohanud ja siis on nagu tagasi tulnud, et on öeldud, et ei, sinu aeg veel ei ole, mine tagasi. Ja mul meenubki üks lõbus seik Indiast. Et see on nagu huvitav, et kultuuriliselt tegelikult see tunnelis teispoolsusesse minek on erinev, et kui meil on ikkagi see, et sa lähed tunnelisse ja justkui hõljud kuskile ja siis sa kas siis nagu kristlased jõuad võib-olla mingi väravani või kes kuhu jõuab ja tavaliselt ikkagi jõutakse kusagile, kus ootab keegi ees, kellega siis toimub mingisugune vestlus, kas toimub nagu paberite täitmine või toimub mingisuguse elu kokkuvõtte ülevaatamine, erinevad sellised variandid on. Aga Indiast ma olen kuulnud lugusid, kus oli üks juhtum, kus inimene sõitis mootorrattaga teelt välja, kohe juba kehvasti hakkas peaaegu ära surema ja siis läkski mööda treppi valguse poole ja jõudis ülesse. Ja siis üleval oli mingisugune tüüp vastas, ütles, kurat, et sa oled vales kohas, siis andis talle nagu jalaga tagumik ja kukkus mööda treppi alla tagasi siia reaalsusesse ja siis nagu tuli jälle teadvusele. Ja siis oli veel üks lugu, kus samamoodi kellegagi seal midagi juhtus ja läks ka justkui mööda tunnelit läks kuskile ja seal samamoodi sai koslepi sellest, et ta sinna läks ja saadeti tagasi maa peale, et tundub, et kultuuriliselt see, mismoodi meid teispoolsus vastu võtab, on veits erinev, et ei ole igal pool niimoodi, et noh, kõik on tore ja ilus, et mõnes kohas saab nagu peksa selle eest, et sa surma said. Et saadetakse tagasi ellu, et see on nagu päris nagu
mõtlema panev. Aga jah, et ma arvan küll jah, et kui ma suren ära, siis toimub ikkagi mingisugune kokkuvõtte tegemine sellest elust ja siis on kuskil, ma arvan, võib-olla tervikuks tagasi saamine ja siis juba edasiste plaanide tegemine. Sest üldiselt statistiliselt, kui on toimunud uuesti sünnid ja kui on olnud need lood, kus on siis lapsed hakanud rääkima, et nad sündisid kuskil, et nad on eelmises elus olnud, kes oli hästi kuulus lugu on sellest briti lapsest, kes rääkis sellest, et oli Saksa lendur, vist ei olnud isegi sõjaaja lendur ja siis ta kirjeldaski neid lennuvälja plaani, skeeme, kes mis teevad ja kus on tööriistad ja kõik asjad ja nagu joonistaski kaardid valmis, siis lapsevanemad hakkasid uurima, siis leidsidki üles, pagan, siuke lennuväli ongi olemas. Et ja siis hästi palju on selliseid lugusid olnud ja nendel lugudel tavaliselt on kuskil 40 aastat uuri on olnud ajavahe. Ehk siis kui inimene see lendur oli ka surma saanud, siis oli 40 aasta pärast siis see laps uuesti sündinud, kes rääkis neid lugusid. Et üldiselt ta kuskil 40 aastat uuri jääb, aga kus see inimene siis need 40 aastat kõiksuses oli, küsimärgi juht. Nii. Anna ütleb, ma vahepeal ei saanud kõike kuulata, aga huvitav, et kui peaks tegema seda, mis kõige rohkem hirmutab, aga kui ratsionaalne see tegelikult on, kogu aeg nii käituda. Näiteks, kas ma peaks siis töölt ära tulema ja kas see aitaks siis kiiremini oma firmat hakata looma ja oma asjadega. No loomulikult aitaks, aga see ongi see, et kui sul on kohustused, võib-olla pere, kes vajab toitmist ja nii edasi, siis see teeb väga palju keerulisemaks. Aga kujuta ette, milline oratagumik, kus sul on, et see oma asi siis kiiresti tööle saada. Et see on alati selline riskikoht, kus sa pead need asjad nagu läbi arvutama ja läbi mõtlema. Et võib-olla poole kohaga tööl olla ja siis ülejäänud poole kohaga proovida oma seda ettevõtlust käima ajada. Et see ta nii ongi, et kui sa viskad ennast vette, siis sa pead hakkama nagu ujuma. Ja samamoodi, et kui sa võtad ennast töölt lahti ja kulud on kaelas, siis sa pead väga kiirelt hakkama selle ettevõtlusega tegelema niimoodi, et tööle saaks hakata. Aga nagu ikka, ettevalmistus edu soosib neid, kes on ettevalmistunud. Et enne kui töölt ära tuled, proovi nii palju selgeks teha tööl, mismoodi töötab ettevõtlus. Räägi seal inimestega, kes seal ümberringi on. Et valmista ennast vettehüppeks ette, et siis kui sa tunned, et pagan, nüüd ma saan aru. Et kui sa saad aru sellest, kuidas su praegune töökoht töötab, nii detailselt kui võimalik, siis eks sa üpris suure tõenäosusega saad ka neid samu oskusi ja teadmisi kasutada oma ettevõtmises. Et see on nagu ettevalmistus hirmuga tegelemiseks. Et see tekitab nagu segadust ja hirmu ja kõike muud, aga samamoodi ka nagu ma selle näite tein, et kui sa kardad nagu üksi metsa minna, siis sa teedki eelnevalt omale selgeks, et mis asi on mets, kes metsas elavad, kuidas nad käituvad, mida sul endal metsas vaja on, kuidas tuld teha, kuidas süüa teha. Ja kui sul need teadmised on olemas, võib-olla enamike neid teadmisi vaja ei lähe ja võib-olla sellest väga vajaminevatest teadmistest päris suur protsent võib-olla on sellised, mida sa ei oska rakendada, aga küll sa olukorras olles õpid neid teadmisi nagu kohandama ja tööle panevad. Et kasuta jah seda praegust töökohta selle jaoks ära, et seda teadmatust enda jaoks hästi selgeks teha. Sest kindlasti on asju, mille peale sa ei tulegi, milliste probleemide ette sa satud, kui sa sinna olukorda jõuad, aga siis on sul vähemalt neid tundmatuid probleeme vähem. Oru ütleb, et Janne oleneb olukorrast, oma ettevõtte loomise jaoks ei pea töölt ju kohe ära tulema. No seda ka. Ettevõtte loomine võtab aega 10 minutit, mured algavad peale seda. Täpselt nii. Janne ütleb seda küll, ma lihtsalt mõtlesingi, et kui ratsionaalne see on ja oma stabiilsest sissetulekust loobuda. Entel ütleb, töölt ära tulles ja firma avades võib juhtuda sedasi, et firma ei lähe ja tagasi teed ka pole, tööle tagasi saada. Aga muidugi kõik oleneb faktoreid on mitmeid, mis mõjutaksid otsustamist. Täpselt nii. Oru ütleb, et oma ettevõtte võib ka ju stabiilsest sissetulekust anda, aga riskid on suuremad. Nii on.
Anne ütleb, te ei saanud mu küsimust aru, no jah. Entel ütleb, et oleneb, mis firma ja kui kiiresti näiteks esimene raha laekub, aga tegelikult see on nagu õige point, õige idee, mille Entel välja tõi, et ja see on ju ka see, mida ma rääkisin, mida siis maletaja ütles, see Jose ütles, et selleks, et siin saadaks edu, mõtle selle peale, kuidas siis see lõpumäng teha, et kuidas see asi nagu valmis peaks saama. Ja see nagu, noh, et kui sa teedki oma ettevõtte, siis millal siis see raha tuleb? Et millal sul on siis pangakonto peale või käest kätte või kuidas iganes, millal siis see esimene võib-olla ta ongi nagu etappideks, et jaotada, et millal see esimene number tuleb ja kuhu sa selle asjaga üldse jõuda tahad. Ja mida selle jaoks teha, et pane see raamistik, nagu idee raamistik paika ja hakka neid lünkasid täitma. Ja see on hea point jah, et millal tuleb esimene raha? Teed oma ettevõtte küll, aga millal tuleb? Kas sa saad seda kuidagi prognoosida? Oru ütleb siin, et ma tegin peale kooli tööd, millega toitsin teisi. 3 aastat pidasin vastu ja alustasin oma teemaga. Küll põhitöö kõrvalt. Varsti 20 aastat oma rida ajanud. No vaat kui tubli. Võib-olla saad Oru käest nõu küsida, kuidas tal on see asi õnnestunud, et ta on juba 20 aastat oma rida ajanud. Kindlasti on Orul olnud probleeme, mida ta ei ole ette näinud ja võib-olla tal on ka teadmisi, mida ta sooviks jagada, et tasub küsida. Küsija suu pihta ei lööda ja kui lüüakse, siis vahet seal on. Sa oled ikkagi, eesmärk on teadmisi saada, eesmärki on ennast targemaks harida ja vahet pole, kuidas sellest suhtutakse. Veiko ütleb tervitused, tervist Veiko. Võt, aga teete, ma arvan, et tänaseks kõik. See oli siis Laigas number 1, mõtteteri siit ja sealt. Et ma arvan, ma nüüd iga kolmapäev proovingi teha väikse laeka saata, kus ma räägin, milliseid mõtteteri ma oma laekasse kogunud olen ja mis ma leidnud olen. Et aitäh teile, täitsa lõbus oli koos aega võtta, ägedad küsimused teil, keel hakkab ka šelme minema juba, kuiv on täna kuidagi ja rahulikku ööd ja tere hommikust, kes hommikul vaatab. Kohtumises reedel. Lõppu tuleks midagi tarka ikka öelda, aga targutaks ära, aga ei targutega praegu. Taro targutamisega on asi praegu üldse lahtine. Tahaks nagu teha, aga teistpidi nagu ei tahaks ka teha ja siis ma olengi nagu siuke kahe vahel. Et eks ma vaatan. Tšau!